Jumal läkitas ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Natsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. Tema juurde tulles ütles Gabriel: Rõõmusta sa armu leidnu, issand on sinuga. Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada. Ja ingel ütles talle: Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures. Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse kõige kõrgema pojaks ja issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu. Aga Maarja küsis inglilt: Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud? Ja ingel vastas talle: Püha vaim tuleb sinu peale ja kõige kõrgema vägi on varjuks sinu kohal. Seepärast hüütaksegi püha, kes sinust sünnib Jumala pojaks. Ja vaata, kas su sugulane Elisabet on poja ootel oma raugapõlves ja see on 6. kuu temal, keda hüüti sigimatuks, sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu. Aga Maarja ütles: Vaata, siin on issanda teenija. Sündigu mulle sinu sõna järgi. Ja ingel läks ära tema juurest. Neil päevil asus Maarja teele ja ruttas mäestikku Juuda linna ja tuli Sakariase kotta ning teretas Elisabetti. Ja sündis, kui Elisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus. Ja Elisabet sai täis püha vaimu ja hüüdis suure häälega: Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihuvili. Miks saab mulle osaks, et mu issanda ema tuleb minu juurde? Sest vaata, kui su tervituse hääl mu kõrvu kostis, hüppas lapsuke mu ihus rõõmu pärast. Ja õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis issand talle on kõnelnud. Ja Maarja ütles: Mu hing ülistab issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu päästja pärast, sest on vaadanud oma teenija madaluse peale. Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind ündsaks kõik sugupõlved. Sest mulle on suuri asju teinud vägev ja püha on tema nimi ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad. Ta on näidanud oma käsivarre kangust. Ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt. Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke. Näljaseid on ta täitnud heade andidega, enda rikkad saatnud minema tühjalt. Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades meeles oma halastust. Nõnda nagu ta on rääkinud meie vanematele, Abrahamile ja tema järglastele igavesti. Ja Maarja jäi Elisabeti juurde umbes 3 kuuks ja pöördus siis tagasi koju.